Üks, mis Jüriöö ja Jüriöö ülestõusuga seondub, on see, et just siin Paide Vallimäel ja selle koha peal löödi väidetavalt maha eestlaste 4 kuningat. Jüripäeval on kanda hästi tähtis roll, mida me 23. aprillil üle Eestimaa siis võiksime tähistada Ooksamaalt, sest Jüripäev on kogu majandusliku aasta traditsiooniline algus. Jüripäev on meie parlamendi asutava kogu kokkutulemise aeg ning Jüripäevaga, siis Jüriööga on seotud ka Jüriöö ülestõus, tõepoolest, mis 1343. aastal siis puhkes ja millel on siis Paidega seoses tähtis roll, sest need kuulsad 4 Eestimaa pealikku ehk kuningad siin Paide kindluses käisid pidamas läbirääkimisi ja meie kohustuseks ongi hoida meeles ajalugu, rääkida nendest sündmustest populaarses vormis, nii et ka noored tahaksid siia tulla ja siin ongi asja mõte selles, et liikumine, sport, kultuur ja mineviku lugu saavad kõik kokku, et populariseerida meie rahva minevikku. Lõkete süütamise näol on tegemist samuti juba iidse tavaga. Et Jüripäeva paiku siis tehakse aasta esimest tuld, rituaalset tuld, mis ajab eemale kurjad jõud, millega siis on võimalik omale saada siis sellist positiivset ja head majandusaastat, nagu me esivanemad uskusid ja mis on siis traditsioon umbes nii, nagu meil ka jaanitule tegemine on, aga paraku me oleme oma maarahva kommetest ja tavadest teinegi kord võõrdunud. Tark oleks need vanad kombed ja tavad taas au sisse tuua ning just nimelt tähistada neid iidseid ja ajaloolisi tähtpäevasid, mida tegid ka meie esivanemad. Jüriöö märgutule Paide Vallimäel süütas Jüri Ratas, kes on seda teinud ka varasematel aastatel, nii peaministrina, Riigikogu esimehena kui nüüd tänasel päeval Euroopa Parlamendi liikmena. Ma arvan, see päeva mõte on loomulikult meil ka natukene selles mõttes muutunud, et kui vanasti oli see päev, kui kari lasti välja esimest korda, et me tähistame ka tegelikult ka veteranipäeva ja ma arvan, et see on see väga suur muutus, et kus me näeme täna, kui habras on vabadus, kui keeruline on geopoliitiline olukord ja tegelikult need naised ja mehed ja ka rahvana, et seista meie vabaduse eest, seista meie demokraatia eest, seista meie riigi eest, kui ka liitlassuhetes on palju mõrasid sees, see on nagu oluline ja kui me mõtleme kogu meie rahva ajaloole, siis Eesti inimene on tegelikult saanud hakkama rasketel hetkedel, me oleme võinud kokku ja minu meelest seda on vaja ka täna. Tegelikult meie traditsioonid on meile väga olulised, et kui rahvusena me peame tundma ennast ühtsena ja meil peavad olema siis ka need sündmused meie ajaloos, mis meid seovad ja mis on meile eeskujuks, et võidelda vabaduse eest ja tänase ürituse moto ongi Vaba Eesti elab. Tule süütamine on ka siin Vallimäel natukene teistmoodi tähelduse saanud, et see tuli süüdatakse lausa Vallitorni tipust, et miks nii? Just, et Paide Vallitornil on ka Jüripäevaga seoses väga märkimisväärne seos, et mitte ainult 4 kuninga lugu, vaid see sama kaasaegne Vallitorn, mida nüüd on teist korda taastatud Jüripäeval 1993. aastal president Meri poolt avati, mistõttu Jüriöö tähistamine on ka meie torni sünnipäev.